Tere taas vaatama Niceluxury proovisõitu, seekord räägime uuenenud Mercedes-Benz GLA-st. Esimene GLA toodi turule umbes 3 aastat tagasi ja see baseerub A-klassil ja peaks siis olema siuke maasturlik A-klass ja G on seal nime siis olemas, kuigi tegelikult jäävad selle auto maastikule ainult äärekivid ja väiksed lumevallid. Nüüd on siis seda uuendatud ja ta on 30 mm kõrgem, nii et ka saab midagi rohkemat ületada. Ennem olid lisavarustuses piiksenoon esilaternad ja nüüd on asendatud need LED-laternatega. Uus kaitseraud ja efektne esivõre ja pakkuda muidugi 4MATIC nelikvedu parematele mudelitele ja üleüldse algab siis kõik see GLA 180 diiselist ehk diiselmootorist ja sellel on siis 80 kilovatti ja tippkiiruseks lubatakse 190 km tunnis ja keskmine kütusekulu jääb 4,3 kuni 4 liitri vahemikku. Siis on GLA 200D diiselmootor 100 kilovatti ja tippkiirus 205 km tunnis ja kütusekulu on umbes sama. Ja siis on GLA 220D, sellel on 100 kilovatti, tippkiirus 200 km tunnis, 5 liitrit 100 kilomeetril umbes keskmine kütusekulu ja sellele pakutakse ka 4MATIC nelikvedu. Ja siin see mudel ongi. Bensiinimootoritest on olemas GLA 180 ja sellel on 90 kilovatti ja tippkiiruseks lubatakse 200 kilomeetrit tunnis. Ja keskmine kütusekulu peaks olema 5,8 liitrit 100 kilomeetri kohta. Siis on GLA 200, sellel on 115 kilovatti ja keskmine ja parim kiirus siis 215 kilomeetrit tunnis ja kütusekulu 6 liitrit 100 kilomeetri kohta. Ja siis on olemas GLA 220 ja see 4MATIC nelikveoga ja sellel on 135 kilovatti ja tippkiirus 235 km tunnis ja siis on olemas ka AMG pakett ehk siis GLA AMG 45, sellel on 280 kilovatti, tippkiirus 250 km tunnis ja 7,4 liitrit peaks ta ainult 100-le siis võtma. Usume, et see ka on siis nii. Talle pakutakse nutitelefoniga ühendamist ja 360 kraadist kaamerat. Sees on olemas mugavusvarustusest näiteks siis mugavate istmete pakett, mis kuulub lisavarustusse, esiistme soojendus, mis kuulub ka lisavarustusse. Ja seal on olemas siis veel automaatne kliimaseade ka lisavarustuses kahjuks. Ja elektriliselt reguleeritav kõrvaliste ka lisavarustuses millegipärast. Ja ka siis topshoidjate pakett ka lisavarustuses. Ja 4- ja 3-kodariline siis multifunktsionaalne rooliratas, see on kõikidel varustustes olemas. Tagurduskaamera kuulub lisavarustusse, on olemas 360 kraadine kaamera. Ja on olemas siis ka liiklusmärkide tuvastussüsteem ja täisvaate siis monitor ja automaatne kiiruse piiramine ja pimenurga assistent on olemas. Ja intelligent drive süsteem on siis see kõik, mis sinna kuulub. Ja pakutakse talle 6-käigulist manuaalkäigukasti ja 7-käigulist ECT topeltsiduriga automaatkäigukasti. Ja lisaks on tal olemas siis parkimisabipakett, mis on ka lisavarustuses. Ja nähtavuselt pakutakse talle LED Heights Performance esitulesid, mis on ka lisavarustuses. Nii et ikka päris plank on see auto vist tavahinnaga ostes, nii et päris palju tuleb lisavarustuses juurde panna talle.
lisaks on olemas tal ka veel tähelepanu assistent ja pimeda nurga assistent selles Intelligent Drive'is siis olemas täiesti. Ja kõige sellistele uhkematele meestele on olemas siis AMG 45 ja sellel on agressiivne tagaosa ja sellel on siis uus esispoiler ja AMG diffuuser või välimusega põrkeraud, mis siis soodustavad head survejõudu ja ka samas head haardavust teega. Ja esimene siis põrkeraud on A-tähe kujuline ja lisavarustuses on Dynamic Plus, milles on siis sisaldab ka silla diferentsiaali. Hinnad algavad tal 31 896 eurost, sellisel juhul saate siis 180 endale 80 kilovatise. Lisaks on siis olemas ka AMG 5 ja AMG maksab siis 56 760 eurot, nii et päris kallis. Kui tal poleks nii palju asju lisavarustuses, siis oleks tal veel parem auto, ehk tõesti liiga palju on sinna lisavarustuse nimekirja läinud, kuid muidu täiesti tore auto ja sobib paljudele inimestele arvatavasti. Meie kohtume teiega juba järgmises saates. Seniks, kui teile meeldib GLA, siis pange sellele Niceluxury videole meeldib ja minge Mercedese esindusse ja vaadake ja proovidage teda ja leidke endale sobiv versioon siis